Täna on selle sügise üks suurimaid pidusid, Halloween. Pidude lainel ka jätkame. Kuidas maha pidada üks vägev pidu nii umbes 100 inimesele? Ja seda kõike 0 euroga. Mina arvan, et tuleb hakata influenceriks, jagada lubadusi ja teha selfisid. Kas tegelikkuses ongi see kõik nii lihtne? Aga veel enne seda räägib Elo Mõttuslepik, kuidas 1/3 Eesti inimestest ähvardab lämbumine. Oma enda voodis, magusa une ajal. Seni hea une näitajaks peetud norskamine on aga eluohtliku tervisemure märk. Madis Kimmel uurib, kes on süüdi selles, et konservatiivsed parteid on aastateks paralüseeritud. Sihtasutus Liberaalne kodanik ehk SALK on huvigrupp, kes soovib mõjutada meie riigi poliitikat enda ilmavaate järgi. Nad tahavad liberaalse demokraatia jätkumist. Ja nüüd esimese loo juurde. Käsi püsti, kes teab mõnda norskajat. Levinud on arusaam, et norskamine on küll tüütu, aga suhteliselt süütu probleem. Tegelikult võib norskamine olla korralik tervise hävitaja, mis halvemal juhul võib lõppeda infarkti või insuldiga. Ning norskamisest tulenev hingamishäire on üllatavalt paljudel. Tere, Tanel! Kanal 2 reporteri endine saatejuht, mootorrattareiside fänn, poliitik ja Voose külaseltsi hing Tanel Talve teab, kui halbade tagajärgedeni võib viia tähelepanuta jäätav norskamine. 47-aastasena on mees üle elanud südameoperatsiooni ja insuldi, mis on pannud teda tõsiselt oma norskamisele tähelepanu pöörama. Mis vanusest sa olid, kui sa tajusid, et mingi jama on? Umbes sel ajal, kui enam üksi ei maganud. See oli ikka jah, seal niimoodi 20-ndates ja niimoodi. Asi pole mitte ainult ju norskamises, et see norskamine, kui sa norskad, siis on veel kõik veel enam-vähem okei, sest et siis käib õhk läbi ju ikkagi mingilgi määral. Aga mulle öeldi, et kuule, sa ei hinga ka öösiti, et sa vahepeal jääd täitsa vait ja siis inimestel tekkis selline hirm lausa, et tüüp ikka elab veel üldse või mis ta ka on. Samuti ei teinud oma norskamisest pikka aega suurt numbrit ka stand-up komöödiaga tegelev Mattias Naan. Minu meelest ma olen terve elu noorsanud. Võib-olla tõenäoliselt lapsena ei ole, aga ma ikkagi mäletan, et veel ajal, kui ma vennaga tuba jagasin, siis ta mingitel öödel on mind padjaga ikkagi visanud. Ja umbes 28-aastaselt vist läksin nagu arsti juurde. Ma ainult sellepärast läksin, et ma teisi segasin. Sest minu uni oli ausalt, mul ei olnud mingit unega probleeme. Magasin 8 tundi, lõunaainakut ma teen niikuinii siiamaani 20 minsaseid. Nina kurgu kõrvaarst ning unearst Heisel Vaher ütleb, et see on müüt, et norskamine peegeldab head ja sügavat tund. Tegelikult näitab norskamine seda, et hingamistee on liigselt lõdvestunud. Norskamise ignoreerimine aga ainult süvendab ajaga probleemi. Kui nüüd sellest norskamisest liigume edasi ja tekib selle hingamistee selline lõdvestumine, et hingamistee langeb kinni une ajal, siis meil on tegemist olukorraga, kus keha ei saa piisavalt hapnikku. Ja seda me nimetame uneapnoeks. Heisel Vaheri sõnul pole norskamine ja uneapnoe sugugi vanemate inimeste probleem. Arsti poole pöörduvad enim 30-ndates, 40-ndates ja 50-ndates eluaastates inimesed ning see probleem on üllatavalt paljudel. Uneapnoe esinemissagedus on keskelt läbi täiskasvanud elanikkonnas 20–30%. Ehk iga kolmas inimene. Igal kolmandal inimesel võib olla mingis raskusastmes uneaegne hingamishäire. Algus oli see, et norskamine ei äratanud mind üles. Mäletad? Aga mis mind äratas üles oli see, et inimene ei hinganud järsku. Et nagu see vaikus äratas rohkem üles, kui see müra siis nii-öelda. Et nagu esimene kord, kui ma seda kuulsin, ma märkasin üles ja nagu järsku kuuled, et on nagu ja siis ma olin paanikas, ma raputasin üles, et mis toimub, nagu et sa ei hinganud ja siis see oli siuke... See peab nii detailseks ka minema. Ei, no lihtsalt, et see oli hullult nagu tegelikult nagu hirmus, et inimene lihtsalt ei hinga järsku, et sa kuuled, et läbi uned on nagu keha proovib väljapääsu leida, et nagu äkki kuskilt saab, aga ei saa. Aga sina lihtsalt ärkad üles, et sul ei teki nagu mingid Oli. Ja täitsa surmahirm ikka.
täitsa surmahirm. Tunned ikkagi, et ma ei hinganud või seda tunnet. Ja sa ärkad üles ja kusjuures siis ka kohe ei saa veel hinge lahti. Täitsa surmahirm. Ja istudki voodi ääre peale ja üritad seda hinge uuesti lahti saada. Selline tunne, keegi võib kõrist kinni, et ei lase lahti. Ja kogu aeg on uni, et keset päeva lihtsalt on uni. Aga tegelikult kesknärvisüsteem ei lasegi uneapnoega haigel minna sügavasse unefaasi. Terve öö jooksul siis põhimõtteliselt. Tegelikult see inimene on pindmises unes, mis põhjendab ka seda, et miks ta päevasel ajal on selline unine väsinud ja pahur, teeb mikrouinakuid, võib autoroolis magama jääda. Mulle see unearst ütles ka, et ongi nagu mõni lihtsalt on vali norskaja, aga ta nagu ei lämbu. Aga mul on jah see, et ma vist 50 korda tunnis vist lämbun. Kui ma käisin seal endoskoopias, see on siis, kui lükatakse mingi kaameraga sond kurku, et näha, kui lahti ta on. Siis oli ka näha, et see videost, et mul läheb kurk vaib siukseks kokku. Nagu väike mingisugune sendine heal juhul, kust see õhk peab siis kuidagi nagu läbi käima. Erinevalt Tanelist ei tajunud Mattias ise magades kordagi, et ta ei hinga, mis muudab selle haiguse eriti salakavalaks. Kus ma nüüd tean, et kas on uneapnoe või selline norskamine, mis on okei? Ja, kui nüüd on selliseid öiseid hingamispause kaasmagajal, et ta noriseb ja norskab ja siis korraga on paus, siis see on üks ohumärkidest. Kui nüüd see norskamine on tõesti ülitugev ja väga häiriv, siis selle taga võib ka olla uneapnoe. Aga kui nüüd ei tegele sellega, et on see uneapnoe ja ei tegele sellega, mis riskid on? Kui me mõtleme niimoodi, et see hapnikusisaldus ööst öösse, aastast aastasse on oluliselt madalam, siis on küsimus, et mis on see nõrk koht kehas, mis ühel hetkel nagu järgi annab. Tihtipeale kaua aega ravimata uneapnoe puhul on tegemist ka kõrgenenud vererõhuga, erinevate südameprobleemidega. Uneapnoe võib olla üheks riskiteguriks ka insuldile, infarktile. Mul on päeva lõpuks ka südameoperatsioon tehtud veel. Et selles mõttes, nii et kindlasti on see olnud põhjuseks jah, et miks on mul insult olnud, mikroinsult küll, aga siiski. Millal sul see insult oli? Vist oli 40. Kuidas see oli siis, et... Hommikul ärkasin üles ja siis ma tundsin, et just kui ma magaksin selili mingi sellise kokku keeratud vaiba või mingi sellise rulli all, ma tundsin, mul on midagi selja all ühesõnaga. Ja siis ma hakkasin parema käega seda nagu ära võtma, mis asi see on, unesegane ka. Ja siis ma sain aru, et see on mu enda vasak käsi, mida ma ei tundnud. Täiesti nagu tundetu asi, eks ole, nagu mingi tükk oleks seal olnud. See oli küll üsna alarmeeriv, ütleme nii, ja siis kiirabi ja haigla ja kõik jutud, et... Teiste lugusid kuulates hakkas peas ketrama küsimus. Mine sa tea, äkki kannatan minagi uneapnoe all. Peale teise lapse sündi pole ma 6 aastat sügavalt õhtust hommikuni järjest maganud. Seda enam, et doktor Heisel Vaheri sõnul võib uneapnoe kulgeda ka ilma norskamiseta ja seda eriti naistel. Otsustasin enda peal uneuuringu läbi viia. Praegu Mirjam panebki selle põhiseadme, kuhu siis kõik salvestub, paneb siis Elole külge. Uuring algabki sellest, et kõigepealt pannakse arsti juures juhtmed ja andurid külge ja saadetakse patsient koju magama. 7 tunni, 45 minuti ja 38 sekundi pärast hakkab uneuuring peale. See ei ole siis tavaliselt kell 11. Selle aasta sügisest osaleb Eesti rahvusvahelises uneuuringus, mille käigus uuritakse, kas norskamise ja uneapnoega maadlevaid inimesi aitab probleemist üle saada suu sisemiste lihaste treenimine. No ülipõnev, ma tunnen ennast nagu robot. Vaatame, mis siit siis välja tuleb. Hea tund! Paraku elu tahab elamist ja mul tuleb oma lapsele trenniks tossud osta. Ma loodan, et mind siin ei arreteerita pommivöö kahtluse pärast. Tossud said ostetud ja õhtul sõpradelgi külas käidud ja siis saabus öö. Asetasin käele pulsikella ja panin ninna spetsiaalsed hingamist mõõtvad juhtmed ning sättisin magama. Öö oli võrdlemisi piinarikas. Vahepeal mulle tundus, et mul on tohutu külm ja ei saanud aru, kas see tuleneb juhtmetest, ärevusest või oli mul tõesti palavik tõusnud. Ja mis siis saab, kui mul ongi uneapnoe?
Tanel ja Mattias panevad juba aastaid igal õhtul enne magama minemist endale pähe maskiga aparaadi, et normaalselt öö mööda saata. Siis läheb niimoodi pähe. Mul on see padja variant, ninapadja variant, siis panete siia ja siis hakkad hingama. Miks kõik kaadrid minust on siuksed kuskil Kanal 2 arhiivis näomaski ees, teine kord, mul on juba raske rääkida, sest ma pean siis hoidma korraks neelasi kinni, et õhk siit läbi ei tuleks. Küsisid ennem ka, et kas see kuidagi elu mõjutab, et loomulikult, et kui sa ütled, et kallis, et üks moment, et lähme nüüd magama küll, aga et paneme selle asja siis ikkagi pähe, eks ole. Ja siis ta käib magnetiga kinni, eks ole, näed. Siit ja siit ka. Ja siis hakkab see aparaat tööle ja nii magad. Oota, aga pane tööle ka. Ta töötab juba. Aga täitsa vaikne on. Ei, vaata, kui ma selle ära võtan nüüd. Kohiseb. Aga mis ta siis teeb, et kui sa ei hinga, siis ta lihtsalt selle kompressoriga surub läbi vägisi. Selle peal üles ei järka? Ei, absoluutselt ei tunneta. Ja tegelikult, kui see peas ka on, siis hingad nagu tavaliselt. Aga kas sa sellega norskad ka või? Ei, vaikus maa peal. Päriselt? Ja. Mõlemad mehed on uurinud, miks nad varasest noorusest üldse norskama võisid hakata. Tahaks tänada siin ka oma kooliõde, kes kunagi mulle, süda oli heas kohas, aga nähvas mulle, ma pane suu kinni, sest ma olin nagu see, kes ongi lapsed saatis, et harjun nii olema. Kui hängid ja nagu mõtled endamisi ja kogu aeg, et seda võib-olla, tõesti vaadake, et kui su laps on nagu kogu aeg suu kaudu hingab, siis endal lapsi pole, ma tegelikult seda teadust ei tea, aga nagu kõik märgid näitavad sinna, et see võib reaalselt nagu inimese näokuju hakata muutma pika peale. Tanel Talv on aru saanud, et mida rohkem lisakilosid tal juurde tuleb, seda rohkem hakkab ta norskama. Nüüd käib ta regulaarselt kelgukoerte haskidega tervisekõndi tegemas. Ja nendega on just see, et vaata, kui sa nagu mõtled, viilin, et ma ei viitsinud nii kiiresti kõndida vahepeal, siis seda võimalust sulle ei anta siin. Mitu kilomeetrit sa nendega siis tavaliselt jalutad? See Luurimäe matkarada on selline 3 kilomeetrit tuleb võib-olla kokku umbes. Kuule, aga ütle mulle, kui nüüd oleks selline võimalus, et tehes iga päev harjutusi, sa võiksid pääseda sellest aparaadist. Kas teeksid neid harjutusi või pigem mõtleks, et Kui ma teaks, et see tõesti selleni viib, siis muidugi teeks, aga come on, kas sa ei teeks? Tahaksid iga öö sellega magada. Sellist võimalust pakub Eestis käivitunud uneuuring Sleep Revolution, kuhu veel praegugi otsitakse sobivaid uuringus osalejaid ning mille raames minagi uneuuringu kodus läbi viisin. Mis seda patsienti või selles uuringus osalejat ees ootab? Ees ootab trenn, et kõik inimesed on harjunud tegema jõusaalis trenni, kuidas treenida biitsepsid, kõhulihaseid, jalgu, mida iganes, aga lihtsalt meie siis treenime siis huuli ja keelt ja pehmet suulage, et siis keel oleks magamise ajal seisjaks õiges asendis, et ta vajuks taha ja vastu sinna pehmet suulage, mille tulemusel tekib siis algus siis see norskamise heli ehk see plärin või siis pärast, et kui see keel vajub nii kaugele kurku, et siis tekib see hingamistakistus. Kas sinna on võimalik kuidagi pääseda ka sellesse uuringusse? Ikka on võimalik, et tuleb pöörduda unearsti poole või siis perearsti saate kirjaga. Järgmisel päeval läksin arsti juurde enda uneuuringu tulemusest ülevaadet saama. Ma võin rahustada sind, et sinu näidud on ilusti siin rohelises ehk normaalsel tasemel. Küll siin sellised lühikesed, väiksed hingamispausid esinevad, aga kuna nende esinemissagedus ühes unetunnis jääb alla 5, siis uneapnoad sul ei ole. Liigume sealt edasi põneva küsimuse juurde, et kas esineb norskamist. Seda me ka ei saa sulle süüks panna, et sa ka ei norska. Naistele võib-olla väike soovitus siis meessoost isiku poolt, kuidas võib-olla mehi saada paremini arsti juurde, on see, et ärge paluge tal minna arsti juurde, vaid tehke kuidagi nii, et see tunduks talle, nagu see oli ta enda mõte. Või ma ei tea, kuidas see tehtav on, aga küll ta hakkama saab. Niisiis, täna öösel me ei maga, ehk tasub kuulata, milliseid häälitsusi teie voodipartner kuuldavale laseb. Kui sealt kostub traktori kombel norskamist või ehmatavaid hingamispause, siis on aeg tegutseda.